tere sõbrad, kuidas teil läheb? Minu nimi on Stenjan ja super kõnekaart esitas mulle koos Terminatsiga super väljakutse. Seega vaatame, mis ma saan. Super käed. Teeme ära. Kui te ei tea siis, kuidas see challenge käib, siis põhimõtteliselt mina olen siin ilma enda käteta ja mu taga on sõber, kes siis aitab mind enda kätega ja meie ülesanne on teha üks söödav tort. Ja ega siis midagi tegelikult me peaks alustama, seega võtame siin kandiku pealt kõigepealt need asjad ära just ja ma alustan siis sellest kohupiimast siin. Tõstame kandiku pealt eest ära, sest meil on vaja see küpsised panna. Ja põhimõtteliselt küpsitort on väga-väga lihtne. Meil on vaja teha siis 3x3 kihis selline torn küpsistest ja alustamegi sellest, et me võtame kõigepealt küpsised. Võtame küpsised lahti, väga lihtne teha, et võtame paki lahti võtame paki lahti ja siin sees on palju küpsiseid. Nüüd ise teate, kui suurte küpsised ordid ette, aga mina teen siis 3x3 ja laotame need kõik see ilusti laiali nüüd niimoodi. Tuleb välja. Võtab mahla peale. Oota. Joome nüüd. Okei, praegu joo. Oota. Me näe ära. Ja kõigest korras. Oh my god. Kõik kohastame ära. Kõik ilusti kohastame ära. Kõik on hästi väga ära. Nii, kui nüüd on korras. Käed puudaks, sest et mustade kätega ei tohi mitte kunagi lokata. Nii, vistame see lätti minema. Küpsised välja ja laome nüüd 3x3 küpsised siis kandiku peale. Küpsised maitsevad päris hästi, ma sain nüüd ära proovitud need. Ja praegu ma siis, mida ma teen, on väga lihtne, ma arvutan, palju mul vaja läheb. Ma mõtlen, millist mustrit teha, kas teha ruut või teha midagi muud siis. Ja see on tegelikult teie enda valik, sest et nagu ruut on vist kõige kenam võib-olla, seda tehakse kõige rohkem, aga alati saab teha ringi. Näiteks te sööte need küpsistääled ära ja saab teha alati ringi. Lusikas on nüüd väga tähtis komponent selles retseptis, sest et sellega me hakkame siis määrima peale kohupiima. Võtame selle kohupiima meie vasakult, see on hea magus, et see tuleb meil lahti nüüd teha. Et vanilja kohupiima kasutan siis, kuigi võib ükskõik mida. Nüüd me peame selle kuidagi, võtame selle isegi kätte, teate, mul on täna hea tuju. Ja litime see peale selle. Nii, patsutage seda ilusti, sest et siis saab kõvemini kinni. Ja nüüd meil on asi selles, et me peame selle ära määrima nüüd see peale. Mida minule meeldib teha on see foolium ära lakkuda, sest et see on väga mõnus. Nüüd nagu mu nina sügeleb, et võtaks selle paberiselt praegu, ma panen selle sinna ära, nii, puhastan kõige käed ära ja siis nina nõuskamist isu tuli, ärme pane seda morsi sisse, paneme selle sinna taha, me proovime, kõigepealt fiksame seda, kõigepealt natuke patsutame seda, see on mõnus. Ma ei kokka väga tihti ja nagu te näete, mul tuleb kõik väga perfektselt välja. Väga hea, paneme sinna küpsisi peale natukene. Siin paremal pool on praegu liiga palju, ärge muretsege, ma võtan selle ka siit vähemaks. Et siin on üks suur klomp praegu. Aga praegu nagu näha, me määrime väga ühtlaselt ja mõnusalt selle kõik laiali. Aga ega nüüd tegelikult midagi rasket enam ei olegi, nüüd tuleb teine kiht ja saab võtta. Mul see paremale panin enne küpsiseid, seega siin on väga mõnus, et põhime kõigepealt käed ära. Nii. Paneme selle ilusti, puhastame kõik näpud ära, oleks enam-vähem okei. Et võtame kõigepealt see paberi ära, mis meil siia peale kukkus, et ilmselgelt ei taha paberit enda koogi peale. Et mina tegelen praegu natuke. Meil kukkus veel üks järgmine paber. Et esimene kiht on meil natuke sassis siin. Ja ma praegu otsin midagi, mul ei ole meeles täpselt mida. Jaa, meil on küpsiseid liiga vähe. Paneme praegu neid ära, mis meil on. Et paigutame siia kenasti peale, siin on kõige äärmine, nii väga kena, ilusti peal ja nüüd see kõige vasakpoolne. Mulle meeldib, kui kõik on perfektselt tehtud, et see on praegu väga kenasti. Teeme uue paki lahti sest et meil on küpsiseid piisavalt, et mulle meeldib alati näo juures seda teha. Siis ma saan tunda seda lõhna ja ma ütlen teile, see on võrratu. Kuna ma ei käi väga juks, siis ma ei jõua seda paki lahti teha, aga ma pean natuke pingutama.
väga hea. Tuli lahti, et 2, 3, 4, 5, 8, oota ei on 8 või? Jah, seal peaks 6 olema, jah? Vot nii, vot siia 6. Nii, ma võtsin meile siit maasikamoosi. Vot see sama siin. Ja nüüd kuidas see lahti käib, ma pean seda kuidagi keerama. See on nagu, pealt on nagu lutsutada saab. Et see on väga mõnus. Mitte väga kõvasti, lihtsalt keerad lahti ja kinni, vaata. Nii, nüüd siit saab imeda põhimõtteliselt seda välja. Vot. Saad nüüd, nii, võtad näpuga, on ju. Väga hea. Väga hea, kindlasti tuleb alati enne proovida, et vanaks ei ole läinud. Laseme kõvasti peale. Igale poole. Pudistage seda korralikult, sest et kes on aias mokad, need kindlasti armastavad seda kooki. Et siin allpool on kuidagi väga palju, praegu paneme üles poole ka natuke. Raske on. Käed on libedad. No ei saa. Kindlasti tuleb olla ette vaadake, et silma ei lõika. Nii, ja nüüd me jätkame selle kohupiimaga siin. Paneme ilusti selle küpsise peale, sest et milleks üldse küpsitort kui ilma küpsiseta. Määrime ilusti laiali selle kohupiima, mis me nüüd siia panime. Vot ilusti keskele. Võtame näpud ära, sest et me ei taha mitte mingil juhul raisata kohupiima. See oleks patt, see oleks ohtlik ja seda me lihtsalt ei tee. Teeme viimase kihi. Nii, ja viimane kiht on väga lihtne. Nüüd me võtame sealt tagant selle morsi ja me teeme viimase kihi mahlase. Et mida me nüüd teeme, me kastame siis küpsi sinna taha morsi sisse, moosi sisse võib ka natuke kasta, nüüd taha sinna morsi sisse, ilusti supsti ja me näeme, et see on kohe mahlasem kui tavaliselt. Seega ma nüüd jätkan seda protsessi, et ühe ampsu võib tavaliselt võtta, et mulle meeldib endaga mängida. Nii, ja nüüd selle teeme katki, sest et see on traditsioon, selline traditsioon on meie peres. Küpsise puru kõige peale, sest see teeb asja ilusaks ja mõnusaks. Nii, ja nüüd ma võtsin seda sügavkülmast välja ka marjad, mida me siis paneme siia koogi peale. Nii, ja nüüd võtame siit seest välja selle suure marja kolaka. Mulle meeldib alati mängida. Ja puistame lihtsalt need siia. Võtame üles pool natuke marju ka. Taha poole. Vot! Moos oleks see praegu väga kena. Seega võtan moosi ja ma panen siia ühe mõnusa sõraka moosi. Nii, ja nüüd kui meil on tort valmis, siis me paneme selle tunniks ajaks külmkappi, et saaks ilusti seal jahtuda, settida, kõvastuda ja et pärast oleks mõnus süüa. Nii, ja me oleme tagasi. Nüüd meil läheb siis pidulikuks juhtusöögiks, ehk siis mu käsi vahepeal jupsib. Me nüüd lõikame siit tordist ilusti ühe tüki ära mulle taadiku peale ja maitseme, mis asja ma siis õige pärast kokku tegin. Nii, ja nüüd tuleb lihtsalt lõigata. Katsume ilusti ära, et nagu, mis see on, mis värk kuidagi kook, et kui kahtlane. See tuleb kõvasti suruda. Ja nüüd natuke veel. Väga hea. Võtame veel, sest et mul on kõht tühi. Proovime ilusti ära, mis ma siis kokku tegin, et see peaks nüüd olema siis magus. Kui see on soolane, siis järelikult ma tegin midagi valesti. Brain freeze. Ma ütlen natuke külm on esialgu, aga sellest ei ole midagi, see on väga hea magus. Selline küpsist on tunda, ja see maitsestamata kohupiim. No tõesti maitsestamata, sest et mitte mingi maitset ei ole tunda. Nii, ja nüüd ma ütlen, ma ütlen ausalt, ma annan selle 10 punkti. See tuleb natuke juua peale. Mulle meeldib mängida enda jookiga igast mängist. Küll see oli hea. Ma ütlen otse, jos otse torni läbi, aga et tuleb ette vaadikule. Raskesti tuleb. Aitame teise käega ka, siis on hea. See on suurepärane. Ma ei suuda peatuda. See on absoluutselt võrratu. Kes selle tegi? Soovitan kindlasti kodus seda teha, sest et midagi nii head te ei saa elus mitte kunagi. Kusjuures, kes ei teadnud, siis kohupiim on näha väga hea.
Siinkohal ma tahakski video lõpetada. Suur aitäh vaatamast. Kindlasti prooviks seda järgi. Suur aitäh Superile, kes meid challenge'is. Suur aitäh Terminatile, kes meid challenge'is. Ja järgmisena võtab challenge'i vastu Jennifer Nimmerfeld. Well, I walked when I should've run.